Tere päevast! Tore on üle väga pika aja Hiiumaal olla ja kuna ma jõudsin siia varem, siis ma pool tundi sõitsin mööda Kärdlat ringi. Me võime pärast sellest rääkida. Enda taustast nii palju, et olen olnud väga pikka aega teie eelmise aasta esineja Urmas Varblase kolleeg Tartu Ülikoolis, 37 aastat, sellest 18 aastat makroökonoomika professor, viimased 8 aastat ka sotsiaalteaduste valdkonna dekaan ja eelmine kevad oli rektori valimised, 3 kandidaadi seas sain hõbemedali. Ja kuna seal ilmselt läks mõne inimesega suusad risti, siis täna töötan erasektoris. Nii lihtne see elu mõnikord ongi. Nüüd Bigpanga kohta ütlen võib-olla nii palju, et uuest aastast on ta koos Coop Pangaga loetud ka nii-öelda sotsiaalselt oluliste pankade hulka, mis tähendab, et ta ei ole enam väike pank kuskil Tartust, vaid tal hakkavad paljud Euroopa Keskpanga reeglid laienema ja siin ma arvan lähema 2 aasta perspektiivis on plaanis muutuda ka igapäevapangaks ehk siis pakkuda kõiki pangateenuseid, mida tavaline kommertspank pakub. See on päris valus ja pikk protsess, aga oleks juba päris kaugele jõudnud. Lisaks olen olnud ka Eesti Panga nõukogu liige mõnda aega ja 8 aastat Eesti eelarve nõukogu esimees. Ehk ma oma esinemise lõpus natukene räägin ka eelarvepoliitikast. Ehk siis teen võib-olla sellise natuke üldisema sissejuhatuse järgnevale paneelile, mis pärast järgneb. Aga ma alustan suhteliselt kaugelt, ehk siis Euroopa mastaabist. Ma mõtlesin ja võib-olla veel sissejuhatuseks, et kas peaks vaatama ka Hiiumaa näitajaid ja tulema ja hakkama seletama teile, mida te siin tegema peate, kes ma sain muidugi aru väga ruttu, et keegi väljapoolt ei saa teile õpetada, mida te tegema peate, te ikka ise peate tegema. Ja sellepärast ma räägin pigem sellest, mis juhtub Euroopas natukene, mis mõjutab Eesti majandust ja ma pean tunnistama, et ega need perspektiivid väga rõõmsad ei ole. Erinevalt poliitikutest vaatan mina numbreid ja numbrid räägivad oma keelt. Aga nüüd, kui suurt pilti alustada, siis mida tähendab võib-olla Trumpi valimine USA presidendiks ja kuidas see võib maailma majandust ja kindlasti ka Euroopa majandust mõjutada. Trump on väga selgelt deklareerinud, et kogu see roheteema ei ole tema jaoks teema, ehk siis riigi toetused sellele valdkonnale tõenäoliselt vähenevad. Ja kui Euroopa samas vaimus jätkab, ehk me oma rohepöörde eesmärke ei korrigeeri ja seda ajagraafikut ei korrigeeri, see puudutab ka Eestit, siis see vahe, mis täna on tekkinud Ameerika ja Euroopa vahele, mis on 20 aastaga kasvanud 17% 30%, see kasvab edasi. Sellest rääkis väga pikalt Mario Draghi raport, mis sellel aastal avalikustati. Trump on ka deklareerinud, et ta kehtestab tollid. Siin paar päeva tagasi tuli see uudis, et ta on juba selgelt öelnud, et kõigepealt paneb ta tollid peale Mehhikole ja Kanadale, kui need narkokaubandusega midagi ette ei võtta. Kindlasti sihib ta oma tollidega Hiinat, aga kindlasti tulevad ka mingid tollid Euroopale. See on ka päris kindel, see juhtus ka Trumpi eelmise valimiste ajal. Ja tollid muidugi tähendavad seda, et Euroopa Liidu eksport USA-sse muutub kallimaks. Hetkel on dollar tugev ja on tugevnenud pärast Trumpi valimisi, mis on jällegi teistpidi hea uudis Euroopa eksportööridele, sest et nõrk euro soodustab eksporti.
Aga ma kardan, et see efekt ei jää väga pikalt nii, sest ka osad lubadused, mida Trump on lubanud, puudutavad eelarve kulutuste suurenemist. USA eelarve on nagunii olnud 100 aastat defitsiidis ja kui ta sellel liinil jätkab, siis see tähendab põhimõtteliselt seda, et mingil hetkel on vaja kas raha juurde trükkida, suurem tõenäoliselt on laenamine, millega kaasneb ilmselt ka intresside tõus, sellega kaasneb inflatsioon ja see toob kaasa varem hiljem dollari nõrgenemise, et ma arvan, see tagumine või teine stsenaarium siin on tõenäosem, kui et see dollar jääb kogu aeg väga tugevaks ja kui euro hakkab dollari suhtes tugevnema, siis see jällegi on halb uudis meie eksportööridele, eelkõige Saksamaale kui kõige suuremale eksportöörile. Üks teema, mis Euroopa riike muretsema paneb, on kaitsekulutuste teema. Täna juba sellel aastal 15 riiki täidab 2% kaitsekulude nõude, räägitakse sellest, et 2% on liiga vähe, tuleks rohkem panna. Saksamaa suurendas oma kaitsekulusid sel aastal 30%, mis on väga suur suurendamine mõeldes Saksa majanduse mahtudele. See võiks olla ka võimalus Euroopale, eelkõige siis kui süst kaitsetööstusesse, aga see eeldaks ka teatud struktuurseid muutusi, sest et kui me vaatame, kuidas täna Euroopa kaitsetööstus on üles ehitatud, siis toodetakse vähe kallist ja keerulist, aga oleks vaja palju lihtsat ja odavat. Ehk siis, ja kindlasti on see ka võimalus Eestile. Me teame, et meil on iseseitvad masinad ja vaatlusseadmed ja droonid. Kindlasti see oleks ka üks võimalus Eesti tööstusarenguks, kui me seda raha, mida me täna kaitsetööstusse paneme või kaitsevõimesse, et see jääks Eestisse. Nii et see on kindlasti selline väga kiiresti ja tugevalt arenev nišš Eesti majanduses. Kasvavad migratsioonivastased meetmed. See juhtus tegelikult enne Trumpi valimisi, mis tähendab, et pihta saab natuke USA põllumajandus, sest eriti lõunaosariigid elavadki paljuski välistööjõu peal. Ja Trump on lubanud toetada krüptorahade arengut. Kui me vaatame, mis on teinud Bitcoini ja Ethereumi kursid, siis see nii-öelda valdkond ilmselt areneb edasi. Kuigi jätkuvalt olen mina personaalselt suhteliselt skeptiline krüptovaluutade suhtes, sest erinevalt kullast ei ole neil hinnapõrandat, ehk siis pärast mingit poliitilist otsust võib ka see vabalt nulli minna, see väärtus. Nüüd Eesti majanduse väljavaated. Kõigepealt me oleme täna sellises majanduskriisis, mis on natukene kummaline väljapoolt vaadates, et meil majandus langeb juba teist aastat, aga tööpuudus on madal. Üks seletus, et kuidas see võimalik on, et inimesed on kõik tööl ja palgad kasvavad ka mühinal, selle kohta ma näitan kohe ühte, muuseas sellega ma tuli praegu meelde, et võin teile ka häid uudiseid öelda, et hiljaaegu, see oli vist eile või, avaldati värske palgastatistika, Hiiumaa palgad kasvasid Eestis kõige kiiremini. Me muidugi ei räägi sellest, kus maalt nad hakkasid kasvama, aga nad kasvasid kõige kiiremini ka kui Saaremaal, nii et kindlasti positiivne. Nüüd siin vasakul joonisel on see seletus võib-olla, miks meil tööturul suhteliselt hästi läheb, sest meil on nominaalsed kasvunäitajad tänu kõrgele inflatsioonile olnud väga head. Nominaalne SKP on siin kasvanud 22, 21, 15%, ka 23 oli nominaalne kasv 10% ja seal ümber natuke vähem aasta keskmiselt, mis tähendab seda, et tegelikult raha liikus. Kõrge hinnatõus tähendas ka seda, et raha liikus, käibeid oli, kes ei saanud hakkama kiiresti kasvanud tööjõukuludega, see pidi oma poe kinni panema, aga üldiselt selline kõrged nominaalsed kasvunäitajad võimaldasid ka ettevõtjatel maksta töötajatel kõrgemat palka ja kuna tööpuudus oli madal, siis nende palganõudmistega mindi kaasa, ehk siis töötajad said oma palgakasvu
ja selle tulemusena ei ole ka hõive näitajad väga kannatanud, ehk siis selliseid masskoondamisi ei ole Eestis toimunud. Näiteks erinevalt Saksamaast, kus praegult iga nädal tuleb uudis jälle järgmisest kümnetesse tuhandetesse ulatuvatest koondamistest, ka Soome tööpuudus kasvab, Eesti tööpuudus on suhteliselt heas seisus. Võrreldes Soome, Rootsi, Läti, Leedu ja Saksamaaga on meie majandus ikkagi, siit pidi tulema nüüd mingi asi, aga ei tule, tuli. On ikkagi miinuspoole peal koos Soomega, teiste majandused on siin juba plussis, Eesti ja Soome on jätkuvalt miinuses. Ja kui me vaatame nüüd prognoose, need on sellised väga esialgsed prognoosid, mis me seal panga poolt välja pakume. Sellel aastal on senised prognoosid räägivad -1% langusest, Soomes 0,5% langus. Eesti prognoos Rahandusministeeriumi puhul oli 2,1, aga see oli tehtud septembris. Ma arvan, et kui nüüd detsembris tuleb Eesti Panga uus prognoos, see on juba kindlasti oluliselt madalam. Kommertspankade prognoosid on seal 1,5% ümber. Mina julgeks pakkuda meie järgmise aasta majanduskasvuks 0,7. Kohe seletan ka miks. Läti majanduskasvu olen ma allapoole toonud samadel põhjustel, miks Eestil. Leedu kohta ma ei oska veel praegu positsiooni võtta, ootame ära 3. kvartali tulemused, mis peaksid tulema tegelikult selle nädala lõpus, siis on kõikide kohta natukene selgem pilt. Soomes 1% kasv. Praeguste piltide järgi läheb veel suhteliselt hästi Rootsil lisaks Leedule ja teistel on probleeme. Kõige rohkem teeb muret, et Saksamaa numbrid, neid on kogu aeg allapoole korrigeeritud. Ja kui Saksamaal ei lähe hästi, siis ei lähe ka Euroopal hästi ja kui Euroopal ei lähe hästi, ei saa ka Eestil hästi minna. Inflatsioon tuleb nüüd alla, aga ta jääb siiski suhteliselt kõrgeks. Need on siin mingisugused kõige viimased joonised, mis ma Eesti Pangalt leidsin, aga nad täna, ma arvan, päris reaalsust enam ei peegelda, et me näeme, et meil selle aasta inflatsioon tuleb ikkagi kuskil 4%. Ja arvestades, et järgmine aasta meid ootab aktsiisitõus ja käibemaksu tõus, siis ma alla 4% ei julgeks prognoosida järgmise aasta inflatsiooni. Tõsi, see väline surve, toit, energia, nende mõju on väga väike, aga just see nii-öelda oma riigisisene maksutõus on see, mis tegelikult seda inflatsiooni edasi lükkab. Ja see ei ole ainult nüüd selline mehaaniline küsimus, et kui käibemaks tõuseb 2%, siis hinnad tõused 1,67%, mis matemaatiliselt võiks nii olla. Kui tuleb hinnatõus, siis seda kasutatakse alati ära. Ja kui te olete ettevõtjad, siis oleks ka äärmiselt rumal, kui te seda ei teeks. Kuna meil on selgelt negatiivsed inflatsiooni ootused, või negatiivsed, ütleme siis niimoodi, meil on inflatsiooni ootused, kõik teavad, et järgmine aasta hinnad tõusevad, siis see ettevõtja, kes hinda ei tõsta, peaks minema peeglisse vaatama, et miks ta ettevõtja on. Nüüd vahepeal tekitas siin kõvasti sellist poleemikat Rahandusministeeriumi ja Konjunktuuriinstituudi vaheline selline sõnasõda, et Konjunktuuriinstituut vingub Eesti majanduse miinusesse. Ja siis nad jätsid mingi raporti avaldamata. Ma arvan, see on see tabel, miks ta jäeti avaldamata või lõpuks ta avaldati, aga kuu aega hiljem. Kui me vaatame nüüd, see on ekspertide küsitlus, et kas need asjad, mis siin vasakul pool on meil täna probleem. Ja kui me vaatame nüüd kolmandat, esiteks ebapiisav nõudlus, mis iseloomustab majanduslangust, iseenesest arusaadav. Rahvusvahelise konkurentsivõime vähesus ka on probleem kogu aeg olnud, mis nüüd järsult on tõusnud. Eelmine aasta pooled eksperdid arvasid, et üks probleem on vähene usaldus valitsuse majanduspoliitika suhtes, siis täna arvab 187%. Ja see oli ilmselt üks põhjus, miks ka Majandusministeerium ei tahtnud seda väga presenteerida. Sellega natukene seondub
ebasoodne keskkond välisinvestoritele, me kõik teame seda maksufestivali ja kogu seda juttu, mis siin käis, kui selline ebakindlus majanduses valitseb, siis ega on raske ka loota, et investorid nagu tormaksid siia. Selline kindlustunde puudumine, mis ma arvan on paljuski tänase majanduspoliitika tulemus, iseloomustabki Eestit väga tugevalt või eristab teda näiteks naabritest. Et siin on nüüd tarbijakindlustunde indeks, mida siis Euroopas, üle Euroopa sama metoodika järgi arvutatakse. Kõik on hästi siis, kui üle nulli on see tunne. Ja ütleme hästi on ka siis, kui positiivselt ülespoole asjad liiguvad. Kui me vaatame nüüd Leedut, siis Leedus ka üldine majandusolukord näitab, et asjad liiguvad rõõmsas suunas. Euroopa Liit keskmiselt liigub üles, Läti liigub päris jõudsalt positiivses suunas, Eesti pendeldab siin all. Ehk siis Eesti on täna kõige negatiivsemate ootustega Euroopa riik põhimõtteliselt. Kui me toome siia juurde veel Saksamaa, Soome, Rootsi, siis Rootsi on siin nina üle vee, ehk siis Rootsis on juba seis päris hea. Soomel, Saksamaal tõuseb ülespoole, Saksamaa nina jälle siin läheb vahepeal alla tagasi, Saksamaast me natukene räägime veel. Nii et see negatiivste ootuste foon on kindlasti üks asi, mis on Eestis probleem. Kas see nüüd on sellepärast, et kõik räägivad, meil on halvasti, või sellepärast, et meil ei tehta asju nii, nagu peaks tegema, eks on siis natukene selline muna ja kana küsimus. Miks ma Saksamaast nagu räägin või miks see Saksamaa nii oluline teema on? Põhimõtteliselt, kui me vaatame nüüd meie põhilisi kaubanduspartnerid, neid siin on kõik Eesti, Läti, Leedu, Soome, Rootsi, siis Eesti puhul Saksamaa ei ole just esimesel kohal, ekspordis 5%, meie ekspordist impordis 3%, 10% ehk kolmas koht, aga näiteks Soomel ja Rootsil on Saksamaa väga selgelt esimesel kohal, Leedul kolmas, esimene, teine, Lätil kolmas, teine. Võib siit edasi arutada, et Leedu puhul esimene kaubanduspartner on Poola, kelle esimene kaubanduspartner omakorda on Saksamaa. Nii et kui Saksamaa majandus vireleb ja ta täna vireleb, siis tegelikult on ka väga raske teistel majandustel jalgu alla saada, eriti Skandinaavia majandustel. Ehk siis see Rootsi fenomen on isegi natukene üllatav, Soome on nagu loogilisem ja minu selline suhteliselt pikaajaline kogemus, kui ma olen majandusandmeid vaadanud, siis millegipärast meie majandusnäitajad on peaaegu üks ühele korrelatsioonis Soome näitajatega, mitte Rootsi näitajatega, kuigi Rootsi kapitali just nagu Eesti majandus on rohkem. Ehk siis, kui Soomel läheb hästi, läheb Eestil hästi. Kui Soomel läheb halvasti, läheb Eestil halvasti. Midagi ei ole teha, täna Soomel hästi ei lähe. Mis on Saksamaa probleem? Saksamaa probleem on eelkõige selles, et kogu tööstus ja Saksamaa on tööstusriik, on üles ehitatud või oli üles ehitatud odavale energiale, mis peaasjalikult tuli Venemaalt gaasi näol, täna enam ei tule. Ja Saksamaa peab kogu oma sellise majandusmudeli tegelikult üle vaatama, ehk tegemist ei ole mitte sellise konjunktuurse ühekordse probleemiga, vaid tegemist on struktuurse probleemiga. Ehk seal ei ole kiireid lahendusi. Ja selle tõttu tulebki need uudised. Eile oli metallitööstuses räägiti 11 000 koondamisest, Volkswageni tehaseid pannakse kinni, Bosch koondab 11 või 10 000 inimest ja ma arvan, neid uudiseid tuleb veel. Mis seda asja veel natukene võimendab, on ka selline poliitiline segadus, mis Saksamaal praegu on hetkel seal vähemusvalitsus, tuleb uued parlamendivalimised, erakorralised valimised 23. veebruaril. Väga suure tõenäosusega võib seal esimeseks tõusta hoopis parempopulistlik AfD, mis on siis analoogne enam-vähem sarnaste vaadetega nagu meil tänane EKRE. Seal on üks väga oluline vahe.
mis mind nagu natukene hirmutab, ma lugesin nende programmi, et seal on selgelt öeldud, et külm sõda on läbi ja Venemaa on meie sõber. See on nagu selline asi, mis muret teeb. Ehk me ei tea tegelikult, seal võtab veel väga kaua aega kogu see koalitsioonivalitsuse kokkupanemine ja nii edasi, nagu tavaliselt, kui on palju parteisid korraga laua ümber, et kes seal üldse nii-öelda poliitilist suunda hakkab määrama, kuhu suuna seda paati hakatakse pöörama. Ainuke lohutus on see, et Saksamaa on hästi suur, ta on 24% Euroopa Liidu majandusest, ehk seda niimoodi kiiresti pöörata ei ole võimalik. Ehk siis teatud inerts läheb veel edasi, ehk siis see struktuurne probleem jätkub veel, ma arvan, päris mitu aastat, mis tähendab siis seda, et selline pikk vinduv olukord Euroopas võib kesta veel mõnda aega. Ja kui Trump keerab peale ka tollid, siis see on kindlasti probleem Euroopa jaoks. Nii, kuna ma olen olnud nii pikalt õppejõud, siis ma ikka natukene alati üritan auditooriumiga harida. Kõik, kes on majandust nõusutanud või õppinud, teavad, et kui majandus kasvab, siis tõstetakse makse, pannakse osa tulust reservi, makstakse tagasi varem võetud võlga ja kui majandus on languses, siis suurendatakse toetusi, avaliku sektori kulutusi, alandatakse makse, et inimestel jääks tarbimise jaoks rohkem raha kätte. Vajadusel võetakse ka laenu. See on see, mida ütleb majandusteooria ja see on ka see, mida enamik Euroopa riike on tegelikult teinud. Kui me vaatame, mis Eestis tehti, meil tõuseb käibemaks 2%, tulumaks 2%, aktsiisimaksud 5%, järgmise 3 aasta jooksul tuleb juurde ka ettevõtte tulumaks pluss automaks ja inflatsiooniprognoos 2025. aastaks Rahandusministeeriumile 5%. Avaliku sektori kärpeid räägitakse 2025. aastal 5%, 2026. aastal 3%, 2027. aastal 2% ja kui sel aastal leiti kokkuhoidu 140 miljonit, siis öeldi, et see on väga suur kokkuhoid. Meie riigieelarve on 17 miljardit. Nii et me teeme kõike tegelikult vastupidi sellele, mida peaks tegema. Kui nüüd võtta see Euroopa pilt korraks kokku, siis euroala ja Saksamaa on 24. aastast sellisest stagnatsioonis, ehk seisavad paigal, me räägime sellisest 0,5% kasvust. Saksamaa majandusel on struktuursed probleemid, sellest ma juba rääkisin. Soome ja Eesti on täna jätkuvalt majanduslanguses, taastumine tuleb hästi aeglane. Näeme Lätis, Rootsis, Leedus positiivseid arengutrende. Nüüd midagi positiivset ka. Kui me positiivse poole peale vaatame, siis kindlasti võib öelda, et intressidega toimuv on positiivne. Täna on keskpanga intress, see nii-öelda hoiuste intress, mille järgi siis kujuneb kommertspankade omavaheline laenamine 3,25, 6 kuu Euribor on seal 2,75% ümbruses. Seal on hästi suured käärid, need käärid on sellepärast suured, et turud ootavad intresside langust. Järgmine võimalik intressi langetamine on 12. detsembril. Suure tõenäosusega Euroopa Keskpanga nõukogu intressi langetab, siis see Euribor jääbki sinna kuskil 2,76% peale. Nüüd prognoositakse, et kuskil 3-4 intressikärbet tuleb järgmisel aastal veel, mis siis tähendab seda, et see Euroopa Keskpanga intress jõuab võib-olla kuskile 2% peale. Kui nüüd oodatakse veel teatud intresside langetamist, siis see tähendab seda, et Euribor on alla seda, siis kas 1,7, 1,6% umbes aasta pärast, mis kindlasti on ettevõtete jaoks hea uudis, laenuvõtjate jaoks väga hea uudis, pankade jaoks ei ole nii hea uudis, sellepärast et pankade kasumid tõmbavad kindlasti natuke kokku selle tulemusena. Intresside langus kindlasti elavdab kinnisvarasektorit, ehitussektorit ja kindlasti ka tarbimist. Ütleme siis nii, et see, kus me olime oma intressidega, ei ole midagi
ülemõistuse kõrge, et Euribor oli üle 4%, tegelikult 2006, 2007, 2008 läks ta 5% peal, oli isegi üle 5%. Lihtsalt häda on selles, et me väga pikka aega nautisime null intressi ja tekkiski tunne, et rahal ei ole hinda. No, rahal tegelikult on hind ja seda täna me saame kõik väga hästi aru. Hea on see, et see hind tuleb nüüd pürinal allapoole. Kui me vaatame, kuidas see, ütleme siis selline majanduslangus, mille keskel me täna nagu oleme, on mõjutanud Eesti pankasid, et kas on suurenenud näiteks halvaks läinud laenade osakaal ja nii edasi, siis tegelikult Eesti laenuvõtja on ülimalt kohusetruu. Ma kahtlustan, et ta jätab isegi, vähendab söögile minevaid kulutusi, aga laen tuleb tagasi maksta. See on meil selja ajusse kodeeritud, et laenu, leib ja pirru tuli ja mis seal need vanasõnad olid, ma tulen selle juurde veel korraks lõpupoole tagasi. Ehk siis tegelikult, kui me vaatame näiteks ettevõtete mitte toimivate laenude ja laenuportfelli suhtarvu, siis me oleme Euroopas viimaste seas, ehk siis see on väga väike osakaal, ehk siis ka ettevõtetega väga suuri makseprobleeme ei ole. Tegelikult ei olegi makseprobleeme, kui numbreid vaata. Ja samasugust pilti näeme tegelikult majapidamistega siin parempoolse joonise peal, kus see on ka tegelikult isegi alla 1% on see majapidamiste mitte toimiv laenuportfell. Siin mõnel riigil, Kreekal, Küprosel on see 10%. Kui me vaatame, mis on kinnisvaraturul toimumas, siis me näeme, et täna on kinnisvaratehingud umbes seal, kus kinnisvaraturg oli aastal 2015. Võib-olla isegi nüüd selle aasta numbrid näitavad meile seda, et meil just nagu on kinnisvarahinnad langenud. Tegelikult see on väga petlik. Petlik mille pärast? Sellepärast, et kui me vaatame uute korterite müüki, esmamüüki, siis see on 2 korda langenud võrreldes eelmise aasta. Teiste sõnadega, see müügimahu täidavad ära järelturu korterid. Ja kuna järelturu korterid on alati odavamad, siis see viib üldise hinna alla. Et arvata, et uusarendused odavamad on, see tegelikult ei vasta tõele. Meil on uusarendustega tegelevad täna valdavalt suured ja hästi kapitaliseeritud firmad, ehk kellel on jaksu oodata, millal see asi uuesti arenema hakkab, nii et nii ta on. Ja me praegu, kui me vaatame tegelikult Tallinna statistikat, siis tehingute arv on pööranud üles, ehk siis teiste sõnadega kinnisvaraturul on juba esimest sellist värsket tuuleõhku. Kui me vaatame nüüd eluaseme laenude kasvunumbreid, siis me näeme, et see ongi 2004 pöördunud tõusule ja seda näitab ka kõikide kommertspankade statistika, et kodulaenude osakaal ja see ei ole ainult mitte refinantseerimine, seda ka, aga on ka ostutehingute arv hakanud kasvama. Tõsi ta on ka see, et kinnisvara hinnaindeks 2018. aastaga on kasvanud 1,8 korda. 1,8 korda. Ja kui me paneme siia juurde nüüd palgakasvu on olnud Eestis 1,6 korda sama perioodi jooksul, siis see tähendab, et suhteline, kui me vaatame ruutmeetri hinna ja eluaseme hinna näiteks sissetuleku suhtarvu, siis see on kasvanud. Ehk siis hinnad on läinud palgaga võrreldes suhteliselt kiiremini ülesse. Mis tähendab ka seda, et kindlasti suureneb meil tulevikus üüriturg, sellepärast et lihtsalt nii nagu ka mujal Euroopas kinnisvara hinnad jooksevad nii kiiresti eest ära, et eriti noored, kes tulevad tööturule, alustavad iseseisvat majandamist, nad ei jaksa osta eriti, kui me räägime pealinnast. Ja suurem osa tehinguid ja kogu see elu ju Põhja-Eestis tegelikult käib. Mida toob siis
lähitulevik Eesti majandusele. Tänu nendele maksutõusudele, mida me kõik teame, et tulevad, väga kiiret majanduse taastumist ei ole oodata. Tulumaks ju ühtepidi vähendab seda kättesaadavat tulu, seda tulu, mida te saate. Käibemaks ja aktsiisid tõstavad hinda. Me nüüd numbreid, siis siin on hõivemäär. Hõivemäär Eestis on ajalooliselt kõige kõrgemal tasemel, peaaegu siin oli vahepeal 70%, täna on 68%. Viimase suure buumi ajal 2007-2008 oli hõivemäär alla 64%. Ta on siin viimasel aastal õige natukene nüüd allapoole tulnud, aga põhimõtteliselt on hõivemäär ikkagi kõrge. Ehk kui me vaatame ka Euroopat, siis Eesti on siin, ütleme Euroopa Liidus ikkagi ülemises otsas oma hõivemääraga. Ehk siis inimesed, kes tahavad, soovivad tööd leida, need ka tavaliselt omale tööd saavad. Huvitav on muidugi see, et kui me vaatame nüüd muutust, hõivemäärade muutust, siis see täna seda kõrget hõivemäära hoiab avalik sektor. Ehk siin ülemise joonise peal on, alumise joonise peal on haridus, roheline, avalik haldus ja tervishoid. Tervishoius need on siis 3 kuu libisev keskmine aasta arvutuses, need on Eesti Panga rehkendused, on hõive kasv 4%, hariduses natuke alla 3% ja avalikus halduses 1%. Samas, kui nüüd erasektoris me näeme, et see hõive, ka teenuste hõive on tulnud nüüd alla, tähendab kasvunumbrid on tulnud alla, ehk siis me näeme 2% hõive langust, natukene suurem on hõive langus ehituses ja töötlevas tööstuses. Nii et erasektori probleemid ikkagi sellelt jooniselt väga selgelt paistavad välja. Aga samas tööpuudus, jällegi, siin on 2 töötuse määra, üks on siis registreeritud tööpuudus, teine on see tööjõu-uuringu tööpuudus, mida Statistikaamet läbi tööjõu-uuringu kokku paneb. Me näeme, et nende erinevused on täna suhteliselt väikesed, aga ütleme, ta on ikkagi madal. Meie tööpuuduse määr on täna kuskil 7,7–7,8% peal, mis ei ole midagi väga hullu. Vaatame siin ajalooliselt ka, ta on olnud natukene kõrgem, kui ta on olnud siin 13–19, ta koroonaga tõusis, aga ta ei ole ka läinud sellistele tasemele, nagu ta oli viimase suure finantskriisi ajal. Euroopa mõistes on meil tööpuudus suhteliselt kõrge, sest Euroopas on üleüldse hästi madal tööpuudus, kui me vaatame siia. Ma ei tea, kas siin ka Euroopa keskmine number oli. Jah, Euroopa keskmine number on 6%, meil, ma ütlesin, oli 7,8%. Soomes on veel kõrgem, Läti, Leedu, seal on juba madalam tööpuudus. Nii et see on paljuski meid päästnud, et meil inimestel on tööd,
Teistpidi muidugi on see jälle ettevõtjale päris valus, sest et kui me vaatame palgakasvu, siis palgakasv on meil kõrge. Nominaalse palgakasvu numbrid, jällegi need on Eesti Panga arvutused, siin on erinevatest allikatest, aga ütleme, jõuame ikkagi sellise numbrini nagu 8%, nominaalne palgakasv 8%, mis on päris kõrge. Ja selle põhjus ongi just see, et tööpuudust ei ole. Kui tööpuudus on madal, siis kui tööpuudus oleks kõrge, siis sellist palgakasvu me ei näeks. Aga kuna järjekorda ei ole, siis ettevõtja on natuke sundviskes, ta peab palganõudmistega kaasas käima. Siin mul ei ole nüüd seda slaidi, et kus see palgakasv tuleb, jällegi sama pilt, mis meil oli hõivega, avaliku sektori palgakasv 10%, erasektoris 6%, keskmine tuleb 8%, nii et täna palgakasvu ilmselgelt veab avalik sektor. Ja seda imelikum on kuulata, et me räägime eelarve tasakaalust väljas, me peaksime kokku tõmbama ja nii edasi ja nii edasi. Kokkuvõttes tööturu seis on suhteliselt hea. Kõrge hõive tähendab, et palgad jätkuvalt kasvavad. Kõrge palgakasv omakorda lükkab tagant hinnakasvu. Jah, see on ka nüüd üks selline majanduse reegel, et kui meil nüüd sellel aastal hinnad kasvavad 4%, siis järgmine aasta alguses tulevad töötajad teie juurde, kui ettevõtjate juurde ütlevad, et kuulge, meil oli inflatsioon 4%. Mul on palka juurde vaja. Panete palka juurde, inimestel on rohkem raha, see lisaks maksudele samamoodi lükkab inflatsiooni tagant. Ehk siis selline hinnad, palgad, spiraal hakkabki kerima, ta ongi meil juba täna kerinud. Ma arvan, et avaliku sektori, eriti tervishoiu ja õpetajate palgad ongi just selle meie väga kõrge inflatsiooni tulemus. Eelmine aasta meil oli inflatsioon pea 10% ja kui õpetajad ja tervishoid alustas selle aasta alguses palga läbirääkimist, nad ütlesid, et aga nii palju ju tõusid. Tõsi, õpetajatel väidetavalt ei tõusnud, õpetajatel tõusis juba üle-eelmine aasta ära, aga arstidel ilmselt tõusis ka sellel aastal väga oluliselt palk just tänu sellele elukalliduse tõusule. Ja selline ketramine jääbki meil kogu aeg käima, kui meil hinnatõus on kõrge, siis see lükkab tagant ka palgakasvu. Nüüd järgmise aasta riskid, mul on siin toodud 3 asja välja, ma ei tea, kas mul oli lõpus äkki veel midagi, aga ütleme siis, märksõna on ebamäärasus, sest et esiteks me ei tea, mis saab Ukraina sõjaga, on igasugused ootused, lootused, aga mis tegelikult juhtub, me ei tea neid lahendusi täna. Me arvame, et me teame, mida Trump tegema hakkab, aga päris täpselt muidugi ei tea, sest Trump räägib alati rohkem, ta tegelikult teeb. Aga arvata võib, et tollid ja mõned asjad, mis ma siin enne välja tõin, ikkagi juhtuvad. Ja 3. asi, kuidas nüüd lõpevad Saksamaa valimised, mis suuna Saksamaa võtab, kas ta ka nii-öelda hakkab tegema sarnast poliitikat nagu Trump teeb Ameerikas, väga võimalik, kui need parempoolsed populistid näiteks võimule saavad. Aga me ei tea seda täna, et siin on ka väga suur ebamäärasus on üleval. Aga ma ei lõpeta veel. Nagu ma ütlesin, teen ma sellise väikese sissejuhatuse tegelikult järgmise paneeli, ehk siis räägin natukene eelarve tasakaalust ja laenamisest. Sest täna on meil jäetud selline mulje vähemalt poliitikute poolt, et meil ei ole mingit muud varianti kui maksutõus. See on ainukene variant, aga nüüd ma üritangi näidata, et see ei ole ainukene variant. Kõigepealt ma just rääkisin ühel teisel ettevõtjate üritusel, minu käest küsiti, et mis siis võiks olla selline suur narratiiv Eesti jaoks, mis on siis see mis võiks olla eesmärk majandusel ja üldse kui me räägime majanduspoliitikast, mis võiks olla valitsuse eesmärk. Ma ütlesin ükskõik mis, ainult mitte tasakaalus eelarve. Et meie oleme pannud eesmärgiks täna tasakaalus eelarve. Tasakaalus eelarve on vahend mingi eesmärgi saavutamiseks.
Kui see tõstetakse nagu asjaks iseenesest, siis on midagi kuskil väga valesti. Me vaatame maailma praktikat, siis valdav enamus riike maailmas elab eelarve defitsiidiga. See on suhteliselt loomulik olek. Eeskujulikud riigid teevad nii, et nad jooksvad kulud katavad ära jooksvate tuludega, aga lisainvesteeringute jaoks või kõik, mis investeeritakse, selleks võetakse laenu. See on selline tüüpiline nagu õpiku loogika. Mõnikord ka ajakirjanduses, ma olen siin ka rahandusministriga vaielnud, et räägitakse, et riigieelarve on täpselt sama nagu pereeelarve. Ei ole täpselt sama nagu pereeelarve. Vähemasti ei ela meist keegi igavesti. Riigid kestavad üle aja. Riigid ei sure ära 84-aastaselt. Ehk siis riik on suhteliselt püsiv nähtus. Jah, mõned riigid kaovad, mõned tekivad juurde, aga üldiselt on ikkagi, nad kestavad aastasadu. Riik ei saa minna ka pankrotti klassikalises mõttes, sest et kui riik on pankrotis, mis me siis teeme? Müüme riigi maha või? Ei müü ju. Kui Kreeka riik oli sisuliselt pankrotis, siis ma küsin nüüd teie käest, ma olen nüüd siin pikalt rääkinud. Mulle öeldi, et te olete jube tagasihoidlikud. Kes siis tegelikult on pankrotis, kui riik on pankrotis? See ei olnud retooriline küsimus. Just, ja kes on võlausaldajad? Saksa ja Prantsuse kommertspangad, kus istub nende riikide pensionifondid just nimelt. Kes läks Kreekale appi esimeses järjekorras nii-öelda Kreekat päästma? Saksamaa ja Prantsusmaa valitsused panid kõige suurem raha, sest et oma kommertspangad oli vaja sellest jamast ju välja tuua, sest muidu oleks pensionide raha kaduma läinud. Nii et tegelikult me ei saa rääkida riigi pankrotist, me saame rääkida just nimelt võlausaldajate või pankade pankrotist, kes riigile laenu annavad. Reeglina riik ei võta laenu emotsiooni pealt. Või ütleme nii, et riik ei võta üldse laenu lihtsalt niisama. Et vaatasin, et on soodne intress, võtan täna laenu. Riik võtab laenu ainult siis, kui tema tulud on väiksemad kui kulud. Sellisel juhul võetakse laenu. Ja reeglina on see ikkagi kaalutud otsus. Jah, ma sinna panin, et valimislubadused on hall ala, aga las ta olla. Ja laenude mahud on kommertspankade mõistes väga-väga suured. Ehk siis me räägime hoopis teisest maailmast, kui me räägime riikide võlakoormusest. Kui nüüd riik võtab, räägime sellest ideaalmudelist. Riik võtab näiteks laenu selleks, et ehitada, teie vist ei tahtnud silda, jah? Okei, Saaremaale silla, sinna võib teha. Nii. Riik otsustab teha Saaremaa silla, võtab selleks laenu. Muud tulud-kulud on enam-vähem ära kaetud. Siis põhimõtteliselt, kui meil on tegemist sellise normaalse majanduskasvu perioodiga, majandus kasvab 2-3% aastas, siis ta võib põhimõtteliselt igavesti jutumärkides seda laenu uuesti refinantseerida. Ehk teiste sõnadega laen võetakse aastaks, järgmine aasta maksaks ära intressid, eriti hea oli seda teha siis, kui intressid olid 0. Me kahjuks ei teinud seda siis. Ja võetakse uus laen peale ja kui selle laenuga ei kaeta jooksvaid kulusid, vaid see ongi investeeringuteks mõeldud, siis majanduskasv vaikselt sööb selle laenu osakaalu SKP-st ära. Ehk ta võib olla isegi alguses suhteliselt kõrge, aga see hakkab vähenema, sest et majanduskasv SKP kasvab ja kui laenu koormus ei kasva või laenu nominaalselt juurde ei võeta, siis ongi kõik hästi. Probleem on selles, et kui laenuga hakatakse katma jooksvaid kulutusi, eriti kui need kulutused on indekseeritud, siis hakkab see laenupall nagu lumepallina kasvama. Eesti täna üks kõige suuremaid probleeme
on mitte see, et meil on avaliku sektori kulud väga suured, vaid meil on avaliku sektori kulud indekseeritud. See on kõige suurem probleem, sest et kui me räägime kõige suurematest kuluartiklitest, need on pensionid ja sotsiaaltoetused. Sest kui nüüd riik läbi maksude suurendab hinnatõusu, mida ta teeb, siis ju järgmine aasta kõik need indekseeritud kulustused kasvavad ka 4-5%. Ehk me oleme jälle samasuguse lõhkise küna ees, et kust me saame täiendavat raha, mis on tänu indekseerimisele suurenenud. Põhimõtteliselt on võimalik majandada laenuga ka päris normaalselt. Taani on siin üks hea näide. Taani võlakoormus oli ka pea 60% siin 2000 alguses. Siin on eriti näha, kui majanduses olid head ajad, majandus kasvas 2005, 2006, 2007, siis laenukoormus läks alla 27% peale. Edasi tuli see finantskriis, kus oli vaja täiendavalt laenata, raha juurde võtta, laenukoormus kasvas 46% peale. Edasi toimus selline suht stabiilne ja pikaajaline majanduskasv, eriti 2017-18, ja selle tulemusena maksti võlga tagasi, ehk võlakoormus kukkus 33% peale. Siis tuli COVID, oli vaja jälle laenu võtta 42% peale, täna on ta tagasi 30% peale. Ehk siis see on näide sellest, et on võimalik võlga manageerida. Ei ole nii, et kui sa laenu võtad, siis ongi kõik läbi. Üks asi veel, mida meil on nagu hoiatatud, et kujutage ette, et kui Eesti nüüd mitte midagi ette ei võta, kui me makse ei tõsta ja midagi ei tee, siis meie laenukoormus on 2007. aastaks 30% SKP-st. Mitmendad me oleme siis Euroopa Liidus oma laenukoormusega, mis te arvate? Jah, eelviimased. Luksemburg on suurema laenukoormusega. Väga suur õnnetus. Me ei olegi esimesed oma laenukoormusega. Et meil on sellest tehtud nagu mingisugune koll. Ma ütlen vahele, et need vastused võiksid tulla mikrofonisse, et siis on ka salvestuses pärast aru saada, et mida siis vastati. Okei. Võin öelda salvestuse jaoks, et vastus oli õige. Nii et kui me räägime nüüd lahendustest, siis et mis me siis teeme oma rahandusega? Üks on siis tõesti maksukoormuse kasv, maksumäärade suurendamine, uued maksud, aga siis me peaksime kogu maksusüsteemi ümber vaatama, kogu selle loogika, et kas me maksustame kapitali rohkem rikkust või jääme nagu selle juurde, et meie tööjõumaksud on väga kõrged. Avaliku sektori kärped alati saab kärpida, kui on poliitiline tahe. Te olete ettevõtjatena pidanud kõik mingil hetkel kärpima ja siis öeldakse, et me ei saa kärpida. Loomulikult saate, kui vaja on. Laenamine, eriti kui on majandust turgutada, isegi võiks rohkem kodumaist laenamist teha. Minu arust tehti väga suur viga, et kui nüüd võlakirju emiteeriti, siis ei öeldud selgelt välja, et see on kaitsevõime suurendamiseks. Ma arvan, et palju rohkem oleks märgitud. Öeldi, et see ei ole nii, meil on vaja seda raha igasuguste asjade jaoks. Riigiettevõttel dividendi Eesti Panga kasumi eraldised. Nii et tegelikult see palett, mida saaks ja peaks tegema, on palju laiem, kui meile täna serveeritakse. Et ainuke variant on tõsta makse, see ei ole sugugi niimoodi. Võib-olla üks asi, millega ma ka võib-olla lõpetaksin, siin on veel teatud poliitikasoovitused, mida võiks teha, aga mis nüüd ütleme regionaalses aspektis oleks jube oluline, on see esimene, sellest on teadlased juba 10 aastat rääkinud, et NATS 2 regionaalne jaotus on mõeldud Euroopa Liidus selleks, et selle järgi jagatakse regionaalpoliitilisi toetusi. Põhimõtteliselt tähendab see seda, et kui mingi piirkond on väga rikas, näiteks kui me vaatame SKP per capita Eestis 22. aastal, siis Tallinna SKP oli 124% Euroopa Liidu keskmisest, kus on Hiiumaa on 55%. Keskmine tuleb 80%, mis me selle keskmisega nagu peale hakkame.
Sama pilt on tegelikult terves Eestis, et meil Eesti keskmine ilma Tartu ja Tallinnata ongi 55%. See ongi Hiiumaa number. Kui Eesti teeks nii, nagu tegi Leedu, et on Vilniuse piirkond, on üks piirkond ja ülejäänud Leedu on muu piirkond, siis see muu piirkond, NATS 2 süsteemi järgi on siis Leedus 2 piirkonda, aplikeeruks ka järgmisel eelarveperioodil Euroopa Liidu regionaalpoliitilistele vahenditele. Kui Eesti seda ei tee, siis meie keskmine, ma kardan, et meie majandus ikkagi mingil hetkel, jutumärkides, hakkab kasvama, ehk see keskmine võib minna üle 90%, kui keskmine läheb üle 90%, siis me enam regionaalpoliitilisi toetusi ei saa. Mis siis, et üks piirkond on 124% ja teine on 55%. Ja seda on räägitud poliitikutele juba 10 aastat. Täna jätkuvalt seistakse sellele vastu, aga me ei jäta, me räägime ikka edasi. See oleks kindlasti üks väga oluline poliitikameede. Siin on veel roheline koridor riiklikud prioriteetsed investeeringutele. Väga oluline on see Euroopa Liidu reeglite rakendamine ainult miinimumnõuete täitmiseks. Meie võtame Euroopa Liidu reegli ja keerame veel vinti peale natukene. Ja siis imestame, et miks ei taha keegi taodelda neid rahasid. Eelarve kulupõhiseks ja läbipaistvaks, sellepärast, et kui täna vaadata eelarve seletuskirja, siis keegi ei saa isegi aru, mis asi see, kus see raha tuleb ja kuhu see läheb. Ma olin ise eelarve nõukogu esimees pea 8 aastat, käisin parlamendis seda esitlemas, lähen rahanduskomisjoni, räägin siis eelarve nõukogu seisukohta ja siis kõik kurdavad mulle, aga me ei saa midagi sellest eelarvest aru. Ja seda räägivad mulle need inimesed, kes võtavad seda eelarvet vastu, kes peaksid tegema neid samu kärpeid, mida iganes. Aga nad ei saa aru, mis asi see on. Ja indekseeritud kulude külmutamine 9-8 aastaks. Ma arvan, et pensionärid annaksid selle meile andeks. Aga see aitaks nagu eelarve palju parema järje peale. Lõpetuseks natuke reklaami ka. Ma Bigbankas käivitasin sellise lühivideode seeria. Põhimõtteliselt, kui te guugeldate Eesti Bigbank Majandusakadeemia, siis seal on praegu üleval 4 lühivideot, 5 minutit, mis räägivad majanduse sellistest elementaarsetest asjadest. Alustasin rahandusest, mis asi on raha, mis asi on intressid, mis asi on krüptoraha, mis asi on inflatsioon. Ja üritan nüüd seda edasi viia siis ka koolidesse, et seda saaks õppematerjalina kasutada. See ei ole nüüd minu rääkiv nägu ainult, vaid seal on ka animatsioonid ja võimalikult lihtsaks ja noortepäraseks on üritatud teha. Nii et kui on huvi ja leiate, et on väärt, siis võite seda ka edasi levitada. Aga nüüd ma tõesti siis lõpetan. Siiski ehk on võimalik veel esitada küsimusi, et ajalised piirangud me veel lubavad. Ja nüüd tõusevad kõik need käed, kes tahavad küsida nende vahvate graafikute kohta 1,2. Liis, jaa. Jaa, aitäh, väga huvitav ettekanne. Mul on küsimus selle NATS 2 regionaalse erandi kohta, et eelmine aasta Urmas Varblane rääkis täpselt sama juttu, mida sina täna. Ja sellest on tõesti pikalt räägitud ja sa ütlesid, et poliitikud on sellele vastu. Oskad sa välja tuua mingid argumente, mida nad kasutavad, et miks nad sellele vastu on? Võib-olla ma isegi ütleksin niimoodi, et ametnikud on sellele vastu. Et see vastuseis on tulnud eelkõige Rahandusministeeriumist. Ausalt öeldes, kuna me räägime erandi taotlemisest, seal on nagu see nõue, et selles piirkonnas peab olema minimaalselt 700 000 inimest. Meil ei tule välja, ütleme niimoodi, et meil kuskil jääb rohkem, kuskil jääb vähem. Ma arvan, et see on lihtsalt lisatöö tulevikus ka topelt arvepidamine teatud mõttes. Näiteks Leedu tänu oma sellele süsteemile on saanud ligi täiendavad mingi 500 miljonit regionaalpoliitilisi vahendeid. Aga see on täiendav töö. Kes see ikka tahab täiendavat tööd? Minu arust riigi sekretär ütles, riigikontrolör ütles väga tabavalt, et kui oli juttu avaliku sektori kärbetest, see läheb sinna samasse auku, et konnasid ei saa kunagi panna tiiki kuivendama.
Nii. Veel oli küsimusi, jah? Tere. Mul oleks selline küsimus, et nende tendentside valguses, mida te kirjeldasite ja selle valguses, mida me kõik oleme kuulnud, et Eesti riigi majanduspoliitika eesmärk on tasakaalus eelarve. Mis teie sõnastuses oleks riigi majanduspoliitika nagu õige eesmärk? Noh, see on, seda küsiti ka seal samas ettevõtjate konverentsil, millest ma rääkisin. Me tagantjärgi naerame selle Ansipi 5 rikkama riigi sekka ja ka mina olin siis, kes ütles, et mis me ei saa seda kunagi. Aga see oli mingi eesmärk, mille nimel tegutseda. Ütleme nii, et täna me võiksime öelda, et me tahaksime, et 10 aasta pärast meie tootlikkus oleks 120% Euroopa Liidu keskmisest tootlikkusest. Päris ambitsioonikas eesmärk. Täna ma arvan, me oleme seal kuskil 70 peal. Ükskõik, tegelikult on küsimus ükskõik, mis eesmärk on, mitte tasakaalus eelarve ainult. Sest see ei vii meid kuhugile. Ja üks küsimus veel. Andrus Ilumets, ettevõtja. Riskidest 3 suurt riski oli ja sealt puudus poliitilise otsustuse või otsustusvõimetuse risk. Ja kui nüüd tulla tagasi siis sinna kõige tähtsama majanduspartneri Saksamaa juurde. Kuidas sa hindad seda, et Saksamaa on poliitiliselt loobunud energia tootmises siis tuumajaamadest ja täpselt sama põlvkonna tuumajaamadest nüüd ta ostab prantslastelt siis kallimat energiat ja samas, nagu sa mainisid, on pannud tõsise löögi alla oma majanduse struktuurselt. Aitäh. Ja kuidas see ka Eestis peegeldub selliste riskide realiseerumine? Jah, see, ma niimoodi kaudselt sellest natuke rääkisin. Täna on Saksamaal ühed vihatumad poliitilised jõud on rohelised, sest et rohelised selle asja läbi surusid ja kõik nüüd näevad neid majandustagajärgi. Sellepärast ka rohelised kindlasti järgmisse valitsusse ei pääse. Kui nüüd seesama AfD saab enamuse ja kui temal õnnestuks teha valitsus, siin on, nagu te panite tähele, 2 väga olulist kuid, siis ma arvan, et toimub väga järsk pööre ka suhtumises kogu rohepöördesse ja ma arvan, et siis ka see elektrijaamade asi keeratakse tagasi. Ma ei ole spetsialist, ma ei tea, kas neid jaamu on võimalik uuesti tööle panna. Ma tõesti ei tea. Aga kindlasti toimub siis Saksamaal muutus kogu sellesse rohepöördesse. Ja noh, ma ütleksin, et tekib siin Ameerika tüüpi lähenemine ja suhtumine. Ja noh, kui suured riigid hakkavad rohepööret pidurdama, siis näeme meie oma 100% roheenergiaga aastaks 2030 või 40 väga rumalad välja. Eks siin võivad toimuda teatud muutused, aga kas nad toimuvad, ma ei tea. Aga juba ütleme, põhimõtteliselt peaks neid rohepöörde ajalisi graafikuid nagu läbi vaatama, sest me ise keerame oma majandusel kraane kinni. Ühtepidi rohe, ja mitte ainult rohe, kogu see ESG temaatika, sellest ma kirjutasin Eesti Ekspressis päris pika artikli, aga ka see lisaks rohepöördele siis, nüüd mul jooksis mõte korraks kinni, no las ta siis alla. Siin, aga see sõltub nüüd, kes seal nagu võimule saab ja kuidas need koalitsiooni läbirääkimised lähevad, nii et teine asi on see, et üks asi on rohepöörde ajagraafik ja teine asi, mida Eesti täna saaks teha reaalselt, millest räägitakse, et peaks tegema, aga mida peaks päriselt tegema, on see samade euronõuete ülevaatamine. Mitte võtma karmimaid eesmärke kui Euroopa Liit, vaid miinimum eesmärke, mida Euroopa Liit nõuab. Juba see oleks väga suur kergendus meie ettevõtlusele. Veel üks kommentaar sama küsimuse juurde, et tegelikult ega nüüd ei julge valitsus enam ühtegi negatiivset otsust teha.
järgmised 2 aastat. Nad makse ei tõsta, sellepärast, et valimised tulevad. Nii et selles mõttes võite muretseda olla. Pensioni pannakse juurde, mis tähendab, et maksutõusud tulevad pärast valimisi. Aitäh hea ja huvitava ettekande eest. Üks küsimus on, te võrdlesite ennem Leedut, Eestit, Leedu läheb paremini, osaliselt ka miks läheb paremini. Leedu kehtestas pankadele maksu, solidaarsusmaksu. Et milline teie nägemus, et kas oleks mõistlik ka Eestis teha? Ja ma olen Leedu kolleegidega sel teemal rääkinud. Leedul läheb hästi hoolimata sellest, et nad pankade maksu kehtestasid. Mitte tänu pankade maksule. Leedu majanduse edukuse põhjus on hoopis teise koha peal. Esiteks on nendel suure siseturuga Poola kõrval, kellel läheb ka hetkel väga hästi ja Poola üks fenomen just seesama infrastruktuuri väljaarendamine. Terve Poola on kaetud 25 aastaga kiirteede võrguga. Meie oleme ehitanud Tallinnast Tartu suuna 60 kilomeetrit. Võib-olla natuke rohkem. Lisaks Leedu COVID ajal ja energiakriisi ajal toetas palju jõulisemalt oma ettevõtteid. Meie toetasime ainult tarbijaid. Ja mida nagu rõhutavad erinevad ettevõtjad, kes on Leedus käinud, et leedulastel on nagu suuremad ambitsioonid. Et kui leedulane ütleb, et ma tahan minna välismaale, siis ta mõtleb Ameerikat. Kui eestlane ütleb, ta minna välismaale, ta mõtleb Lätit. Et nagu mõeldakse suurelt, võetakse suurelt ette ja mõned asjad lähevad õnneks. Aga riigi toetus, tööstus on ka natukene laiapõhjalisem. Kaubanduspartnerid ei ole nii kitsalt Skandinaaviasse suunatud nagu Eestis. Et neid tegureid on, miks Leedul täna läheb paremini kui Eestil. Aga veel kord, et kui Saksamaa jääb vinduma, siis ei ole võimalik poti ühes servas nagu väga rammused suppi keeta. Aga teie seisukoht selle pangandusmaksu osas? Ütleme niimoodi, et kuna ma saan palka pangas, siis vastus on ei. Kuna see läheb linti ka on. Aga tegelikult, kui nüüd seda nagu majanduslikult põhjendada, siis ma ütleksin, et see on nagu väga riski business, kui me hakkame ühte sektorit nagu kõrgemalt maksustama, sellepärast, et ta läheb juhuslikult hästi. On üks väga hea aasta põllumeestele. Kas me paneme neile siis täiendava maksu peale või? On väga soodne aasta tuule elektri tootjatele. Kas paneme neile, neil on muidugi kogu aeg väga hea, sest neid doteeritakse, see on hea näide, aga mõne muu me nagu ei saa võtta kontekstist välja, et kui kellegi läheb hästi, siis raiume kohe maksu peale. Pigem on siis, et kui majandus läheb tervikuna hästi, siis tõstame kogu maksukoormust ja siis kõik jõuavad maksta. See on see, mis nagu teooria ütleb tegelikult. Ma küsin filosoofilise küsimuse, et meil on siin kohapeal ja ka riigis on väga huvitavad koalitsioonid, kes põhimõtteliselt nagu maailmavaateliselt ei tohiks üldse koos olla. Kui me võrdleme Euroopat üleüldse Ameerika ja ka Hiinaga, siis seal demokraatiast eriti palju ei ole. Et meil siin kohapeal käib ka üks mees, kes räägib ühest kassist, kes kommunistlikule Hiinale õitsengu tõi. Et kas Euroopa mingi hetk võib siis ka karta, et minna teist juhtimisstiili? Ma seda nüüd, ütleme, kui me vaatame globaalset pilti, siis autokraatia on igal pool kasvanud. Kui me vaatame lihtsalt riike, paneme ritta, kus oli ennem demokraatlik süsteem ja täna on autokraatlik, siis see proportsioon on selgelt nihkunud autokraatia kasuks. Neid on juurde tulnud. Ehk siis tendents on selge. Ma arvan, et Euroopas on need demokraatia traditsioonid nii tugevad, et me näeme siin nüüd on küsimus, et kas Ungaris on autokraatlik süsteem? Tegelikult ei ole. Kui me formaalloogiliselt vaatame, siis ei ole, sest et Orban ei tulnud võimule sõjaga või pärimisega, ta valiti. Ja tal on täna Ungaris sees väga suur toetus, mis iganes põhjustel, aga tal on see toetus olemas. Nii et kindlasti me näeme selliste Orbani taoliste
ja nagu rohkem parempoolsete ja võime nimetada neid siis ka populistlik parempoolsete jõudude tugevnemist, see on juba praegu juhtunud ja ma arvan, et selles suunas liigub veel Euroopa edasi. Aga ma küll ei julgeks öelda, et see tähendaks nüüd demokraatia kadumist. Aga mure on hoopis teise koha peal, et see vahe Ameerika ja Hiinaga kasvab. No soovitan teile vaadata seda Mario Draghi raportit, sest et me oleme fragmenteeritud. Ja see on nagu tegelikult probleem, et kõik need liikumised, mis täna Euroopas nagu võimule tulevad, need järjest rohkem rõhutavad riikide suveräänsust, ise otsustamise võimet. Mida rohkem me seda rõhutame, seda killustum Euroopa on. Ja me ei saagi majanduslikult Ameerikale ja Hiinale vastu. Ühisturg on selline ilus sõnakõlks, aga Euroopas on 34 telekomi firmat, USA's on 4. Millest me räägime? Meie turg on, me ei saa kunagi teha suuri AI tehisaru arendusi, sellepärast et meie arvutusvõimsus on ära jagatud suurte riikide vahel. Meil ei ole ühte suurt, neid ei ole täna ühendatud kokku selleks, et saaks teha mingisuguseid väga suuri masinaõppeprojekte. Nii et see fragmenteeritus on probleem ja see fragmenteeritus kasvab. Seda on selgelt näha. Nii, palun nüüd üks suur aplaus selle väga hea ettekande eest.